Siin videos me õpime, kuidas kasutada mitsellaarvett ning kuidas teha näomaski. Mitsellaarvesi sai alguse Prantsusmaal juba 1913. Siiski oma laialdase leviku saavutas ta aastal 1991 ning sellest ajast saati on ta väga populaarne kosmeetikatoode naiste hulgas. Kui klassikaline näopuhastust käib 2 tootega, kas siis näopesu piima, vahu või keeliga ning toonikuga, siis mitsellaarvesi on suurepärane toode, sellepärast et sul piisab ainult sellest. Kuid miks üldse peaks oma nägu puhastama? Kõikidel on selge, et kui sa oled näiteks proovinud uut kosmeetikatoodet, huulepulka või ripsmeduši, siis muidugi tuleks see maha pesta. Kuid meie näo peal on ka igapäevane mustus, näiteks õhus lendlev tolm, samuti me ise higistame, meie nahk toodab rasu ja kogu see mustus olekski vaja siis igal õhtul ja igal hommikul nahalt puhastada. Kindlasti tuleb meeles pidada, et nägu tohib puhastada ainult näohooldustoodetega, et kohe kindlasti tohi kasutada selle jaoks kätepesuseepi. Näopuhastustooteid on väga palju ja väga erinevaid ning kindlasti on hästi oluline see, et sa leiaksid sellised tooted, mis sobiksid just sulle. Lisaks peaksid sa olema ettevaatlik, kui sa jagad oma kosmeetikatooteid, eriti näopuhastustooteid pereliikmetega. Väga tihti on kosmeetikatooted erinevate koostisainetega ning mõeldud erinevale vanusele ning erinevale nahale. Nii et kui sa valid endale kosmeetikatooteid, siis vaata, et need oleksid õrnad ja sobilikud just sinu eale ja nahale. Vaatame, kuidas mitsellaarveega oma nägu puhastada. Nii, võtan mitsellaarvee. Võtan 2 vatipadjakest ja panen mitsellaarvett siia peale. Kui see toode on sinu jaoks uus ja sa ei ole varem sellist mitsellaarvett kasutanud, siis kohe kindlasti me peame alguses testima. Ja testitakse niimoodi, et ma tõmban lihtsalt näiteks siia otsa ette väikse tribu ja siis ootan ja vaatan natuke, et kuidas mu näonahk sellele reageerib. Isegi kui sa oled enne mitsellaarvett kasutanud, siis erinevatel mitsellaarveedel või üleüldse erinevatel kosmeetikatoodetel on koostisosad täiesti erinevad. Seega kindlasti tuleb alguses uute toodetega katsetada. Kuidas ma siis aru saan, et mulle toode ei sobi? Esmasel vaatlusel võib minna koht näiteks punaseks, kus ma tegin. Võib hakata kipitama natuke, võib hakata sügelema, võib tekkida mingi allergiline reaktsioon. Kui ma tunnen täna, et see mitsellaarvesi ei sobi mulle, siis ma pean kindlasti selle kohe veega maha pesema ja rohkem ma seda toodet kahjuks kasutada ei tohi. Kui sulle täna see toode ei sobinud, siis sa võid selle näiteks anda oma emale või sõbrannale, et las nemad ka katsetavad ja siis äkki neile sobib. Mina olen varem seda toodet kasutanud. Mina tean, et mulle see toode sobib, siis puhastan oma näo ära. Ma võtsin 2 vatipadjakest, sellepärast et meie näonahale meeldib, kui me teeme mõlemad näo poolt niimoodi korraga. Nii et 2 vatipadjakest ja lihtsalt hakkan puhastama. Puhastan siit ja nagu te näete, siis ma alati teen neid liigutusi ülespoole. Liigutan alati vatipadjakesi ülespoole ja sellel on tegelikult ka täitsa põhjus olemas. Hästi loogiline tundub see, et ma teen liigutusi nüüd allapoole. Tundub palju mõnusam, lihtsam, kuid tegelikult see, miks me teeme seda alati nüüd ülespoole või õigemini me palume, et te seda teeksite, on puhtalt sellepärast, et kui te saate natukene vanemaks, umbes niimoodi 25 pluss, siis inimese nahk hakkab vananema. Vananedes meie näonahk siis vajub allapoole, seega kui me teeme liigutusi ülespoole, siis me natukene ennetame kortsude teket. Kindlasti puhastage ära ka oma kael, sest et kaelal on ka õrn nahk, et ta vajab kindlasti õrnemaid tooteid kui tavaline dušikeel. Ja muidugi võite ka siit täipsa niimoodi kõrva tagant ära käia. Mitsellaarvesi on väga hea toode. Sellega tohib ka oma silmameiki ning huulemeiki eemaldada. Kuidas seda silmameiki maha võtta? Mul hetkel küll ei ole endal silmameiki, aga ma näitan teile ikka. Kui mul on 2 vatipadjakest, siis ma panen need niimoodi siia oma silmade peale ja ma lasen sellel silmavärvil või ripsmedušil niimoodi lahti natuke sulada. Niimoodi. Ja siis ma niimoodi õrnalt tõmban alla ja siis tegelikult peaks see ripsmeduš jääma näiteks vatipadjakeste külge ja siia silma alla ja siis sa võid niimoodi õrnalt
ära korjata selle ripsuduši niimoodi silmade alt. Oluline on kindlasti see, et sa kunagi ei nühiks oma silmi, sest silmad on meil hästi õrnad ja üleüldse näonahk. Ärme palun nühi. Sa peaksid oma näonahka puhastama nii mitu korda, et su vatipadjakesed mustad ei oleks. Kui sa kannad meiki, siis kindlasti sul läheb mitu vatipadjakest selle peale. Kui hästi palju teisi näopuhastustooteid tuleb hiljem veega maha pesta, siis mitsellaarvesi on selline toode, mida sa ei pea hiljem veega maha pesema. Ideaalis peaks näonahka puhastama 2 korda päevas, nii hommikul kui ka õhtul. Kuid mis vanusest seda tegema peaks hakkama? Tegelikult sellist õiget vanust ei olegi. Kui sa tunned juba, et võiks hakata või sul hakkavad vaikselt punnid tekkima, siis sa võid juba hakata 2 korda päevas oma nägu puhastama. Näomaske on olemas hästi palju erinevaid. On olemas niisutavaid näomaske, on olemas kangasmaske, on olemas peel-off-maske, on olemas koorivaid maske, on olemas muda- ja savimaske. Kindlasti alati loe kasutusjuhendit, kuidas neid kasutada. Nii nagu Aleksandr ütles, on olemas väga palju erinevaid maske, sest et igal maskil on oma ülesanne, mida ta tegema peab. Näiteks erinevad kreem- ja keelmaskid võivad olla üsna tihti niisutava toimega. Mõned võib olla koorivamad maskid või savimaskid võivad olla puhastava toimega. Nii et alati olge hästi ettevaatlikud, et te võtaksite õige maski õige eesmärgi saavutamiseks. Kuigi internetis on väga palju erinevaid retsepte, et kodus ise maski teha, siis olge hästi ettevaatlikud, et mida te sinna kokku segate. Sest et isegi kodus leitavad vahendid võivad olla meie naha jaoks ärritavad. Kuidas kasutada maski? Kui see on sinu jaoks uus toode, siis kindlasti tuleks jällegi katsetada niimoodi ühes kohas ja maski tohib teha ainult puhtale näonahale. Näomaski ei pea alati tegema tervele näole, vaid sa võid ka teha näo piirkonniti. Olemas on meil siis T-tsoon, mis on meil siis siin otsa ees ja siin niimoodi nina pealt. Järgmine tsoon on meil U-tsoon, mis on siin niimoodi põskedes, niimoodi ühelt põselt teisele. Aga miks meie näonahk on niimoodi tsoonideks jaotatud? T-tsoon on meil üldjuhul tugevam ja U-tsoon on meil õrnem. Olge põskedega ettevaatlikud. Kui sa tunned, et see mask hakkas sul kipitama, siis kindlasti mine pese veega maha ja ära kohe uut kosmeetikat sinna peale pane, sest et su nahk tahab natuke aega saada, et maha rahuneda. Mulle see mask sobib, seega ma saan maski oma näole kanda. Maski pannakse niimoodi mõnusalt. Kui te maski peale kannate, siis kindlasti jätke oma silmad suure kaarega välja. Silmadele see maski ei meeldi ja kindlasti jätke suu ka välja. Maskid ajapikku imenduvad ise sisse, nii et sa ei pea seda kohe endale sisse hõõruma, nagu näiteks näokreemi. Kui kaua üldse mask peab näos olema, ma soovitan teil alati pakendeid lugeda. Pakendid on alati kirjas, et kui kaua on soovituslik aeg maski peal hoida. Näitan sulle, et siin maskil on taha kirjutatud, kui kaua see mask peab sul peal olema, nii et otsi üles eestikeelne tekst ja loe. Tihti on ka kosmeetikatoodetel selline pisikene nurgake, mille kaudu sa saad selle teksti veel rohkem lahti tõmmata. Siin on kirjutatud võib-olla, kuidas toodet kasutada või hoopis eestikeelne tekst ära peidetud. Siin samas mitsellaar veel on ka see nurgake, nii et kui te leiate kosmeetikatootelt sellise nurgakese, siis tõmmake see julgelt lahti ja otsige täpsemat informatsiooni selle toote kohta. Minu maski tagaküljel on kirjutatud, et seda peab peal hoidma 10–15 minutit. Nii et nüüd ma lihtsalt ootan. Niisutavat maski võib teha nädalas 1–2 korda, kuid mitte kindlasti tihedamini. Kui te kasutate aga savimaski või koorivat maski või seda peel-off-maski, mida sa ära tirid, siis seda tohib maksimaalselt teha 1–2 korda kuus, et kindlasti lugege pakendeid ja ärge tihedami tehke kui ette nähtud.
Lähme peseme nüüd maski maha. Nüüd sul läheb kindlasti vaja ka väikest käterätikut, et oma nägu kuivatada. Maski maha pestes kasuta kindlasti sooja vett. Nii. Kui ma olen maski maha saanud, siis võtan oma käterätiku ja kindlasti tupsutage oma nägu kuivaks. Kunagi ei tohi nühkida rätikuga. Niimoodi tupsutan. Vaatame üle 3 asja, mis sa võiksid tänasest videost õppida ja endale meelde jätta. Esiteks, kui sa proovid ükskõik millist kosmeetikatoodet ning tunned peale toote kasutamist nahal kihelust, kipitust või näed, et nahk läheb punaseks, siis esimene esmaabi on alati see, et sa pesed lihtsalt kraaniveega selle toote oma nahalt maha ning lased nahal natukene puhata. Ning jätta siis meelde, et tõenäoliselt selline reaktsioon tähendas seda, et see toode sulle ei sobi. Teiseks, alati loe silte. Taga on kõik informatiivne tekst kirjas, aga vahepeal on need ära peidetud, nii et kindlasti uuri ka siit, äkki siin on hoopis eesti keeles kirjas. Meeles, et sinu näonahk on väga-väga õrn ning vajab õrna hoolitsust. Kui sa tahad ka meigitooteid kasutada, siis ära mitte kunagi mine meigiga magama, vaid alati puhastama nahk enne magama minekut ära. Ühelt poolt see, et su padja püüreks puhtaks, kuid palju-palju olulisem on see, et sa hoiaksid ja säilitaksid oma ilusat näonahka. Aitäh, et sa vaatasid meie videot. Kindlasti jätan need 3 kõige olulisemat asja siit meelde ning kohtume järgmine kord. Tšau! Kas ma ei ütle seda, et jälgi meid sotsiaalmeedias?